me mitte ei kompa piire, vaid me kabistame neid. Kui sa oled vaadanud need veerand tundi praegat ja seda võlla edasi kerinud, siis on enda lohaks natukene. Tere, Andrus Purde. Tere, Jaan. Tere, kallis vaataja. Tere, kallis kuulaja. Olete sattunud või tulnud kuulama Jaan Kruusmaa podcasti. Uus slogan. Piirini ja tagasi. Slogan oli ka päris hea. Selge. Ja täna siis on siin Andrus. Oleme tema Shangri-La's salajases kohas. Shangri-La tähendab, et koht metsa ääres, jah? No sinu kuldne paradiis nagu. Minu kuldne paradiis metsa ääres. Jah. Natukene koltunud murulapp metsa ääres, selge? Jah, ja selle kohta ütlesid küll, et mees on jõudnud füüsilisse paradiisi küll vähemalt. Selle kohta ütlesid kohe. Ma ei ole surnud ju. Ma füüsilisse paradiisi. Okay. No, et füüsiline on olemas nagu. Et siis on üks väga kihvt osa on sul siis täitunud. Kuidas alustame siin kohast? Ma ise lihtsalt sellest kohast nii vaimustuses, sest siin on loodus. See on linnulaul ja siis siin on naabrid. Jaa. Teevad teetööd. Seepärast see koht on meeldib, et siin on naabrid, kes teevad teetöid. Loodus on ka okei siin ja linnulaul mulle ka meeldib, aga see, et naabrid teevad teetöid regulaarselt, see on minu jaoks põhiline. Andrus, kus sinu piirid asuvad? Ma ei ole selleks küsimuseks valmis, aga ma mõtlen, et üks piir on seal, et ära tee tahtlikult teistele halba, kui see teine just ei ole väga halb inimene. Et ma oleks siis nõus talle tegema halba, kui ta on ise tõeline porihing või röövsõdalane. Ehk siis tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks, on väga oluline piir, teeb elu lihtsamaks. Ja mingites küsimustes peab järgnima, eks ole, seaduse piire. Ja on ühiskonnal mingid moraalinormid, mida tuleb aeg-ajalt ka, mitte olsasti, aga aeg-ajalt järgida. Ja ma ei tea, kas mul ongi rohkem piire või? Üritakse ikkagi nagu... Kunagi ma töötasin Eesti Ekspressis. Ja siis seal oli peatoimetaja Aavo Kokk, kes oli väga siiamaani on väga tark mees. Ja siis korra ilmus süga ajaleht, kus oli kahes pealkirjas oli roppsõna. Üks oli naabri perse koorib, võib siin öelda. Ja teine jutt oli siis sellest, kuidas kellegi ettevõtja laps või tema poeg ja tema sõbrad siis käisid tema raha eest lõbumajas ja raiskasid tema varandusest suur osa ära. Ja siis selle pealkiri oli, nad nikkusid mu raha maha. Ja siis pärast oli meil iganädalane nagu juhatuse koosolek ja siis võttis reklaamidirektor sõna, et peateemat Aavo, et mis värk on, et meil reklaamikliendid muutusid närviliseks, hakkasid helistama, et kas meil on nüüd kollane leht või kas meil on tabloid või kas Ekspress on muutunud tabloidiks. Ja Aavo vastas minu meelest väga targasti, et sul on alati mingid piirid, kust üle minna ei tohi. Aga aeg-ajalt sa pead käima neid piire katsuma, et kus nad on. Muidu sa ei tea, kus kohas nad asuvad. Ja võib-olla sama asi on ka minu jaoks piiridega, et sa täpselt ei tea, kus sul mingi piir asub, aga aeg-ajalt on hea neid käia nagu vaatamas, et kus nad siis täpselt asuvad ja kui sa üle lähed sellest, sa saad aru, et piir oli siin. Sa oled ka naljamees? Ma üritan olla naljamees. Siis kas see nalja tegemine mis hetkedel sa kõige rohkem nalja teed? Oled sa tähele pannud? Et kas nagu just need piiride mõttes, et kas mingi ebamugavus olukorrast tulevad need naljad rohkem? Ja nad tulevad kahest kohast, eks ole, et üks on nagu vist evolutsiooniliselt seda ei ole keegi tõestanud, aga nali peaks olema nagu enesekaitse vahend, kaitseb siis nii füüsiliselt kui nagu vaimselt ennast. Erinevad teooriad on, aga see tundub nagu usutav teooria. Et osa kindlasti tuleb sellist ebamugavusest või et sa on mingi olukord, mis on enda või kellegi teise jaoks ebamugav, et sa teed mingi nalja, et seda pinget olukorrast välja lasta. Aga vahest tuleb lihtsalt nagu mitte väga sagedasti, seda võiks sagedamini juhtuda võib-olla. Tuleb lihtsalt nali, kuna on
elurõõmus hetk. Lihtsalt vaatan, et okei, siin on nii tore, paneks nalja siia otsa kirsiks tordile. Ja vahel juhtub ka seda, et siis see kirss on nagu hea, et see rikku olukord ära. Kuigi on juhtunud ka vastupidist. On sul mingi hetk meeles, kus sa tegid eriti lolli nalja? Kahjuks on mitu. Aga ma olin siis 10. klassis, et ma enam seda nalja vist ei teeks. Siis, kui see hommikul läks Estonia põhja, siis me kogunesime klassi ja kõik olid tulevad lehti ja kõik olid nagu väga sellised, väga tõsiste nägudega ja nagu aru saada, et inimestel nagu sõbrad, vanemad sugulased olid seal laevas ja see ei olnud olukord, kus oleks pidanud nalja tegema. Aga siis ma ikkagi miskipärast ütlesin seda, et vaadake, et see oli lihtsalt kursiviga. Et see laev ju pidi minema läände, aga läks põhja. Ja keegi ei naernud. Aitäh, et sa naersid praegu, aga siis keegi ei naernud. Et siis ma läksin üle selle piiri, ma arvan. Mulle endale kahjuks kipuvad vahel meeldima need ülepiiri naljad või see piiri kompamise naljad palju rohkem kui sellised klassikalised võib-olla. Sinusugused on liiga vähe inimesi minu meelest. Sinusugused võiks rohkem olla. Aga ma olen ka ehmatanud inimesi ära niimoodi, et hiljuti panin interneti endast siukse pildi, kus mul oli sünnikuupäev ja siis selle postamise päeva kuupäev, et nagu rest in peace nagu. Et ma proovisin väljendada seda, et ma teen midagi hirmsat ja ma vaatamata oma surmahirmule selles olukorras, ma teen seda ikka nagu. Aga siis väga paljud inimesed, mitte paljud, aga siis tuli väga negatiivseid kommentaare ka ja inimesed, kes võtsid seda hinge, et kuidas ma võisin nagu, et ma rikkusin enda maine ära nende silmis. Aga samas need, kelle silmis sa rikud maine ära, võib-olla polegi need inimesed, kelle jaoks seda mainet kujundada või kelle arvamus väga tähtis on. Tegelikult väga mõte on teha endale selline nagu järelhüüa internet ära, et näha, mis keegi arvab. Mõni on rõõmus, mõni küll testamenti, mõni on kurib. Turul vabanes positsioon. Hea nipp. Aga ma, sellest sain aru, et eks ta natuke läks üle piiri, et kui sa vaata, see on see, et hunt, karjane hüüab, et hunt tuleb, eks ju. Teist korda ma seda nalja võib-olla teha ei saa kasutada, aga... See juhtub ühe korra ilmselt veel, aga siis see tee seda positust ise, ma arvan. Aga samas ma võtsin ta küll maha lõpuks ja siis võtsin nagu uue hooga edasi, aga jah, siis ma tundsin, see on mu viimane piiri kompamine, kus et kui oleks siukene tuimalt turunduslikult asjale vaadanud, siis see oli nagu mega edukas, aga siis ma mingi hetk lõin nagu põnnama, mis tegelikult ma vaatasin, et internetis on vahest, et see on nagu okei ka kustutada mingit sisu nagu. Jaa, väga mõistlik ju, sest et muidu kogu see asi jääb ju jalgu, võtab kettaruumi ja... Nüüd ma jõuamegi interneti avardustesse ja kui mina sind guugeldasin, siis tegelikult sinu kohta ju enamus teemad, et sinu enda asju tuli vähem esile ja siis hakkas millegi pärast tulema ka neid tabloo pealkirju siis. Ma oli kompan nüüd piire, vaata. Naljapiire nüüd räägime siis, et väga palju teemasid oli sinu ja sinu eksnaise kohta. Kas sellised meedia arvamused või avalikud arvamused mingi asja kohta, mis on justkui nagu era? Ma mõtlen, ma siin podcastis küll räägin avalikult ka oma suhte asjadest, aga see kuulaja on justkui nagu valinud selle kuulamise. Ma ainult loodan niipidi. Peavad kuulama. Sunnitud kuulama seda. Et oli nagu valik vähemalt, et ma nagu ei pushi seda otseselt ette, et mis tunne sul on nagu, kui eriti selles mõttes, et sul oli nagu näitlejast endine elukaaslane, et siis nagu seal on mingisugune nagu, ma ei tea, mis see sõna on, mingisugune siuke aura või nagu muud ei oska öelda. Ma arvan, see vist meedial on mingi mõju või see, kuidas, eks ole, kuidas sina, kes sa oled nagu füüsiline ja natuke emotsionaalne ja võib-olla mingi kosmiline inimene plönn on ju, et siis nagu see, kui sinust on mingisugune pilt või video kuskil sadadele, tuhandetele või kümnetele tuhandetele inimestele, siis et siis muidugi see alguses ju et sa paned selle tähele. Aga
eriti kui sa oled nagu, ma arvan, et kui ma oleks olnud 20, siis oleks see väga tähtis, eks ole, kuidas nagu sinust mingisugune pilt kuskil on või mis sinu kohta arvatakse, aga nüüd ma olen mingi 800 aastani juba nüüd nagu väga kui see juhtub juba 10 korda ja sa oled 800 aastane, siis see väga ei koti enam. Et siis väga pikk vastus väga lühikese küsimusele. Ehk siis lühike vastus on see, et selle mõju väheneb ajas ja selle nagu exposure'i intensiivsuses. Sa oled selle peale vahel mõelnud, et mis siis, kui sa homme ära sured? Ma vahest provotseerin inimesi olema aktiivsemad sotsiaalmeedias, et oleks rohkem sisu, mis alles jääks. Sest muidu ongi näiteks domineerivad mingid artiklid, mis on kolmandate osapoolte poolt kirjutatud, aga see, mida sa ise asjast arvad, seda nagu justkui ei jäägi näha. Et kas see on üldse oluline keskenduda, kuidas öelda, või liiga vara sellest rääkida, et kuvand peale surma? Ma ei tea, mul on tähtis see, et mul on 2 last, mul on tähtis see, mida nemad, et kui ma praegu sureksin ära, mul oleks nagu nendel asju ütlemata ja asju, mida minu kohta ei teaks, et mul oleks sellest kahju. Ülejäänud 7,5 miljardit inimest, mida nad minu kohta ei teada ei saa, on ju. Kasutad juhust või? Anna ja Miia, kui te seda näete kunagi loodetavasti paljude aastate pärast, siis ma tahtsin teile öelda seda, et te olete mõlemad väga vahvad punnsilmad. Ja armastan teid ja olivõtta õigest oli issi okei inimene. Tore. Et süke võimalus tänapäeval on nagu tegelikult. Sattusin Mr. Beast süke YouTube'i tüüp, sest ta on juba teinud kõik need videod ette ära, et kui ta ära sureb, siis tal on süda rahul, et vähemalt mingi aasta aega peale ta surma, videosid ikka veel ilmub nagu. Ja okei, see on väga kaval. Kunagi, kui ma sattusin, mul isa on lahkunud siit maailmast ja siis kunagi ta viitsis meiega käia rattamatkadel. Siis üks mingi tema vanad asjade kast oli, mida ma tema sünnipäeval, sünniaastapäeval nagu lahti pakkisin jupikaupa, ma ei taha seda kohe lahti pakkida, jupikaupa võtad aeg-ajalt mingi asja. Siis ma leidsin tema tehtud päeviku meie rattamatkast, kui ma olin selline 6 või 7 aastane. Kellaajaliselt, et me olime nagu, siis sõime seal seda suppi, siis me käisime ujumas selles kohas, siis me jõudsime Pärnusse ja see oli nagu see nagu ajamasinas. Et siis, kui ma saaksin oma lastele midagi sellist panna tulevikku nagu ette sööta, et mingi päev, mida nad mäletavad niikuinii uduselt, aga sööda, et me tegime seda ja mida ma siis arvasin sellest või natuke ta pani oma mõtteid ka sinna kirja, mis ta arvas asjadest. See oli väga nagu selline emotsionaalselt ülesküttev lugemine. Ise pead päevikut? Olen pidanud, olen proovinud ka seda journalingi teha, aga ma ei ole nagu sattunud ree peale. Et kunagi ma teasin avaliku blogi, mis oli nagu tore nagu vaadata tagasi, mida sa oled kunagi mõelnud. Enamasti natuke piinlik. Aga ma ei ole nagu päevikut pidama jäänud. Ja siis ma kuidagi, ma jätan nagu selliseid sotsiaalmeedia leivakoorukesi endale siis nagu tulevikku, et näha, mida ma siis minevikus veel hetkel mõtlesin või tegin. Kas siis pildi või mingisuguse tsitaadi või mingis muus vormis. Mis sa üldse, kuna tegelikult me oleme ju varem rääkinud pikemalt turundussaate kontekstis Seven Blaze'i podcasti alt, et kuidas sina täna suhestud sotsiaalmeediaga üldse, et vaatasin, et sa oled väga aktiivne Instagrami pidaja, et kuidas sul üldiselt nagu see eraelu, et kas sa teeksid seda, kui sa kas sa tunned, et sa peaksid seda rohkem tegema või mis sul suhe on sotsiaalmeediaga? Suhe, ma arvan, selline, et ma üritan igast, et ma tunnen, et see on mulle kasulik, et hetkel sotsiaalmeediast ma saan rohkem nagu mõttekas teha mul. Iga sotsiaalmeedia natuke erinevatel eesmärkidel siis, et ma ei tea, LinkedInis tööasju on ju, et kui sa vaatad mind LinkedInis, ma tundun väga asjalik inimene, ma arvan. Ja siis seal, eks ole, tuleb mingid Outfunneli firma, mida ma kaasasutasin, sõnumeid edastada ja kliente leida ja töötajaid leida ja partnereid leida. Siis on ju Twitteris mudru kõigest. Ja siis Instagram on selline kõik, mis on pärast tööpäeva lõppu. Või enamasti, seal on võib-olla mõni töökoosoleku pilt ka olnud, aga enamasti on nagu ma sellest järeldan, et siis sul on väga pikad tööpäevad. Kui sa niimoodi kirjeldad. Aga ja, et ma kasutan, see kuidagi nagu annad mingid signaale välja ja siis nopid mingid signaali ise aeg-ajalt ja siis millest on kohati nagu reaalselt kasu
eriti mingitest tööasjadest ja kohati on sellist nagu vahvat kasu, ütleme Instagramidest, et siis jah, mul on tunne, et see, ma ei taha oma aega liiga palju sinna panna, aga et natuke sinna aega panna on mõistlik. Nii, soojendusring on tehtud. Ja kusjuures nüüd see on ju vaene saatevaataja ja kuulaja on kuulanud seda, ma ei tea, mingi veerand tundi ja ma mitte midagi teada ei saanud, lihtsalt kaks tüüpi räägivad, midagi juhtunud ei ole. Nii, aga see on soojendus. Okay. Ma ise tegelikult väga tihti, kui ma podcast'e kuulan või no vanasti eriti, kui ma Tim Ferrisse oma kuulsin rohkem, alati viskasin 15 minutit esimest, nagu ma ei hakka isegi vaatama, mis seal on ja siis hakkasin kuulama. Ühesõnaga, kui sa oled vaadanud need veerand tundi praegat ja seda võib-olla edasi kerinud, siis on enda lohaks natukene. Ise oleks võinud Jaani teada natukene, mind sa veel ei tea, aga ma pigem raiskan aega. Oleks võinud edasi kerida juba ammu. Aga ma annan ühe maasika siis siia. No üks ainus anekdoot, mis ma tean. Kiri edasi. Et miks on mustalaanisel peal seksi punased silmad? Nii. Pipragaas. Ei tohi öelda ju. Enne podcast, okei. Päris hea. See on mu piiride kompa. Katsume piire. Me mitte ei kompa piire, vaid me kabistame neid. Kus me läheme? Surma või elu edasi? Lähme elus. Surm tuleb ise, ma arvan, õigel hetkel. Lähme mööda eluteed. Päris hea point. See tuleb niikuinii. Miks sa otsida? Andrus, kes sa oled? Hea küsimus. Ma olen aeg-ajalt teinud mingid ettekanded, ma teen slaidi, et kes ma olen. Ja siis ma pean päris palju mitu sõna sinna kirja panema sinna. Ma olen nagu töö mõttes, kui Eesti mees kõik räägib tööst palju, olen ettevõtja ja turundaja ja natukene iduinvestor. Siis ma olen 2 väga vahva lapse isa. Ma kuidagi aina rohkem identifitseerin ennast läbi oma isa rolli. Siis ma olen stand-up komöödia entusiast ja siis eks ole mingid osasid ja siis nagu selline igipõline õppur selles asjas nimega eluülikool vist või, et ma tunnen, et on päris palju veel teha ja õppida ja et ma võin neid silte pannud endale päris palju külge, aga ükski neist siltidest ei ole päris täpne, et ma vist siis vastus su lihtsale küsimusele on see, et ma täpselt ei tea, mis kõige õigem silt oleks, aga ma jätkan otsimist. Nii, oletame, nüüd sa vastasid ära, ma küsin uuesti. Ma olin küsimustesse ka 2 korda. See on vihjeks nagu, et no küsin uuesti, kes sa oled ja sa ei tohi ühtegi eelmise lause asja enam uuesti kasutada. Kes ma olen? Ma olen hädas. Ma ei tea, milline ma olen. Ma olen hetkel hädas selle küsimuse vastusega. Olen, aga ja jäängi hätta. Et ma olen, kes ma olen osades küsimustes täielik läbikukku ja näiteks sellele küsimusele vastamises ma teistkordselt vastates väga üritanud, aga ei saanud head tulemust. Kas siuke nagu see enese vaatamine või enese abi või mõni nimetab, et tahab saada valgustunuks või mõni tahab seda õnnelik olla, mõni tahab rikkaks saada, et kas on sinu jaoks midagi nagu olulist või ma vahepeal mõtlen, et ma ise mingi uputanud ennast eneseabi maailma ja siis ma vahepeal mõtlen nagu, et kas on nagu vaja või kas on nagu mõistlik, et ühesõnaga, et kuidas, kui ma ütlen eneseabi, siis mis sinuga sulle seostavad need sõnad? Eks see eneseabi selles mõttes, eks ole, et see eneseabi kõlab, see sõna mulle üldse ei meeldi, aga see, eks ole, see kui protsess, et sa mingi kogu mõtteid, raamatuid, kogemusi, vestluseid, mis aitavad aru saada see, kes oled ja oma kohta või rolli selles maailmas on ja sa mõtled seda eneseabi all. Ehk et minu jaoks on ju kohati väga nagu oluline teema või oluline ka märksõna, aga siis peab hoidma tasakaalu nagu elamise ja selle mõtestamise vahel minu meelest, et kui tasakaal läheb vahel endal, vahel läheb, mille teisel läheb väga tasakapaigast ära, hakkab nagu ainult elama üldse ei mõtesta või ainult mõtestab üldse ei ela, siis tuleks nagu öelda, et aga samas kõigil on oma elu, eks ole, et ei saa nagu torkima minna.
ehk siis jah, see on nagu, kui seda üldse ei teeks, oleks kuidagi nagu natuke nagu tohma nii mulje võiks endast pärast jääda. Et noh, vähemalt viimasel hetkel hakkavad inimesed vaimulikuks või isegi kui nad eluajal ei usu jumalasse. Ma ei tea, miks ma nüüd eneseabist hüppasin jumalasse, aga siis ma vahepeal mõtlen, et see on justkui sarnane teema, aga et kui eestlane ei mõtle eluajal jumala peale, siis hiljemalt pannakse seda ju surnud ikka sinna luteri. Just. Ja minu on see, et kui sa oled inimestega koos, kes, ma enda poolt vaatan, eks ole, inimesi on erinevaid, et kui keegi üldse kuidagi oma elu ei mõtesta ja otsi mingit kohta ja ühtegi küsimust ei oma, kõik on nagu paigas, selge, et siis natuke igav rääkida. Või keegi ainult sellega tegeleb, üldse ainult tegeleb, nagu elab mingisuguses mõtestamise ja enesabimaailmas, siis see on nagu ka nagu minu jaoks vähe kokkupuutepunkt, et mõõdukus on hea ja Mart ise ka nagu oszilleerin nagu rohkema enese ja vähema vahel, mõned aastad, mõned perioodid olid väga teemas ja siis mõned perioodid lihtsalt klapid peas, ma nüüd elan, ärge segage. Et siis et see kuidagi käib üles-alla või vasakule paremale. Võib ka vanusega seotud? Üldse mitte vanusega, ma arvan, et mingisugused elus on mingid kohad, mis siis rohkem lükkavad sind sellega tegelema ja mingid perioodid ja aeg-ajalt siis tuled seda elanud oma elu, äkki vaatad julge, et kes ma olen ja kus ma olen, et siis nagu tahad rohkem tegeleda sellega, et nagu rääkida inimestega, kes samade küsimustega tegelevad ja siis mingitel perioodidel jällegi ei viitsi. Sest et ega see kerge vaata ei ole, see nagu näits on nagu tülikas. Miks sa siin oled? Panime selle tooli siia. Mul on juba raske oleks olla mujal. Kus me ise panime selle tooli siia, siis... Aga mis ma siin olen, siis mõtled nagu maailmas? No maailmas ja podcastis. Podcastis ja maailmas, ja. Et see mingist impulsist see olukord sündis? Jaa, et miks... Mina võtsin rõõmuga selle impulsi vastu? Jaa. No, ma ei olnud varem, eks ju, sellist vestlust pidanud. Ma olen nagu vestluse pidanud varem ka, see oli mu elu esimene vestlus praegu. Aga seda ei ole kunagi keegi filminud ja pannud pärast interneti ülesse. Ehk siis... Õnneks mul on vähem vaatajaid veel. Jaa. Aga et mulle meeldib, või juba kahetsen seda natukene, aga mulle meeldib asju kahetseda, mida sa teed, mitte asju kahetseda, mida sa tegemata jätad. Ehk et eks sul, kui sa midagi teinud pole, siis on ju aeg-ajalt hea nagu vaadata, et äkki see on tore. Äkki see on mingi asi, mida peaks tegema aeg-ajalt regulaarselt, aga võib-olla mitte. Ja siis, kuna mul on sinuga olnud, eks ole üks hea vestlus sama see turundusasjalik teema, mul oli meeles see, et oli nagu hea kuidagi vaba õhkkond. Me sai nagu niimoodi nalja natukene ja natuke huvitav oli ka. Et siis on ju hea koht niimoodi alustada sellest. Kui sa peaks praegult kapist välja tulema? Praegu pean. Nii. Mis kapist ma pean välja tulema? Kas sa oled kurb? Aeg-ajalt küll, jah. Kuidas sinul kurbus väljendub? No kui ma olen nagu kurb ja on mingid impulsid või on siis ma suudan nutta või ma suudan nagu minna nagu füüsiliselt oma kurbust väljendada. Mul on hea meel, et ma suudan seda teha, et see kogu enda sisse on ju. Ja siis ma suudan abi otsida, et kui see kurbus on selline, et nagu üksi hakkama ei saa, siis ma suudan alati otsida üles mõne sõbra, kelle õlga ära kasutada kurjasti või siis mingi muul moel abi saada. Aga siis vahest lihtsalt tuleb kurb olla. Nagu kurbus ei ole ju mingi asi, mis nagu ka selline õnnelikkus, et ta ei jää. Ta tuleb kuskilt, siis läheb ära. Ja siis ma arvan, kõige sagesem reaktsioon on see, et ma lihtsalt ootan, kuni see kurbus üle läheb. Et võtad, okei, kurb, siuke päev. Ja siis mitte midagi ei tee, et ta ära läheks. Ja siis aga kahjuks see töötab ka vastupidi, et sul on väga hea päev ja sa arvad, see läheb üle. Aga kui sa piisab palju juhtunud seda ja sa arvad, okei, nii ongi, et see nagu need emotsioonid tulevad nagu või meeleolud tulevad nagu mingisugused nagu toit tellimise peale, aga lihtsalt tellinud ei ole. Vihaga kuidas oled? Vihaga minust peab rohkem tegelema, kui vihal on mingi põhjus või mingi asi, et vahest ma vihastad mingi liikluses või vihastad ülele käisin ostmas mulli ühest poest ja siis oli parkinud autojuht tee peale oma väikese mõttetu Toyota Maasturi. Vabandan kõikide eest, kellel on väiksed mõttetu Toyota Maasturid. Teie oma võib-olla pole mõttetu, aga selle mehe oma oli mõttetu, sest ta oli kõnnitee peal.
ja siis ma läksin ütlema talle ka muuhulgas, et su ju parkisid selle oma mõttetu Toyota Maasturis ja kõnnitee peale. Et kas seda oli vaja teha. Siis ta hakkas mulle mingit eeskirja ette lugema, et ta on õigus seal parkida. Pärast vaatasin fakte, ta oli osad faktid ette valesti. Sellega läksin temaga ja siis ma läksin vihaseks selle peale ka natukene. Et siis, et ma reageerisin sellega, minu arust on okei. Peabki sekkuma, elu peab nagu nügima paremuse poole. Aga see, et ma vihaseks läksin, see on raiskamine. Iga kord, kui lähed mingit lollust näed vihastad, siis sa raiskad ära oma ennast ju. Et siis ma vihaga üritan tegeleda. Aga juhul ei oska. Ma ütlen üks imeliku lause võib-olla, et sul võt, üks, ma ise olen ka suur stand-upi nagu fänn ja siis tavaliselt Jim Carrey võib-olla on äärmusnaine ka, et tema see lugu ka, et tegelikult tal oli nagu kurb ja siis seda kurbust, pere keskes ka nagu ja siis et tema siis see nagu coping mehhanism oli see nagu huumor lihtsalt. Et siis sul on väike kurb pilk nagu siuke foon, et siis üks pool minust on, et ära ole kurb, eks, teine pool minust on tegelikult kade, sest ma olen viimased pool aasta nagu viha uurinud teiega. Siis ma saan aru, et tegelikult nagu okei, ma oskan päris hästi vihane olla nagu. Et kui naljaga poleks, et see viha ampluaa on päris kõrge, aga kurbust jälle ma ei oska. Ma ei oska kurb olla, siis ma lükkan edasi ja siis lähen lihtsalt vihaseks. Ja ma arvan, et mina oskan kurb olla ja kuidagi suudan nagu selle oma elusse ära integreerida niimoodi, et ma ei taha olla rõõmsam. Et kui ütleb sulle, et kuule, sa oled nats kurb, siis ei ole nagu siuke asi, et äge. Aga võib-olla see oleks mind seganud, ma ei tea, 10 aastat tagasi või kindlasti 20 aastat tagasi. Aga nüüd ma tavai näed, siis ma järelikult tundun osadele inimestele ja endale ka aeg-ajalt kurb. Ja siis, kui selle kurbus üldse ei meeldi, siis me ei pea suhtlema. Aga osad inimestel on okei see, et näed, see on jumala okei tüüp, enamasti okei tüüp, aga vahest on kurb. Siuke mees. Mis teha siis sellega? Et lasta olla siis kurb aeg-ajalt. Tegelikult see on jumala hea, sest mina mõtlen, et mul kodus nagu kurbus ei olnud nagu see esilolev emotsioon, millest oleks saanud õppida, kuidas olla kurb. Pigem oli siis kas viha või see et kurbuseni nagu ei jõudnudki, et sa mõtled, et kõik emotsioonid on eks ju olulised. Siis ma vahepeal tunnengi ennast nagu selle podcastiga ka nagu väike laps tegelikult, kes jälle nagu räägime kurbusest, kuidas olla kurb. Ja, kõik emotsioonid on olulised ja osad on näiteks tüütud. Osad nagu tahaks vähem, aga kuidagi on eks niimoodi pandud, et kõik asju ei saa valida. Ma ise olen et inimene nagu edasi liigub alati nagu selle seksi suunas ja siis eemaldub alati surma suunalt. Oota, et ei taha surra, aga tahab seksida. See on nagu see elu see nagu drive või see, eks ole. Kui seda niimoodi oleks, siis meid ei oleks siin rääkimas. Oleks siin kaks tühja tooli ja isegi teetööd vaid, vaata. Teetööd lindistavad mikrofoni, aga isegi need enam pole kosta. Ka nemad oleks ära surnud ilma selleta, kui poleks olemas sugutungi ja surmahirmu. Isegi teetöölised sureksid ära, kui poleks olemas sugutungi ja surmahirmu. Kuidas sul sugutungiga lood? Korras. Surmahirmuga ka. Miks ma siin päevikut vahepeal lappasin ka, et mul see surmateadm ikkagi, ma võib-olla otsin kinnitust uuele avastusele või nagu väike laps otsib tunnustust uuele mõttele. Et ma hakkasin vaatama igasugune ärevus, kui taandada surmahirmule, et siis iga väikse ärevuse taga tegelikult on mingi story, alateadlik story, mis viib surmani. Vaata, mõtlen, ma protsessin. Aga või siis, et ma olen päris hea mõte, aga et iga see ärevus võib viia ka, nagu sa tead seda, et selle ärevus, kui seda võimendad üles, siis ta võib sinu sugutungi vahele astuda. Võib-olla see on siis nagu ka sinu sugutungi realiseerimise pärssimise asjad on võib-olla olla ka ärevuse. Aga see ongi surmahirmus seksida ei ole päris hea. Ma ei ole proovinud. Loll näide võib-olla, et ma ostsin 3 jala endale kaamerale. Surmahirmus.
ei, surmailm tekkis siis, kui sealt see viimane plaat, ülitore jalg, üli hästi hoiab ja siis see viimane koht, kus see kaamera jalg kinnitub, seal käib kruvi all kinni. Ja see kruvi käib, no nüüd ma ostsin uue kruvi sinna, see kruvi käis ülikergelt lahti. Ehk keegi läks näppis või pildi paigast visata nagu. Ja siis pead lahti võtma kruvi ja magamata öö selle pärast, kruvi pärast. Siis tekkiski, miks kruvi tekitab mulle ärevust, miks ta tekitab mulle surmahirmu. Ja see ongi, et inimene vaatab, et siit saade, külaline vaatab ka, siis keegi taha enam saatesse tulla, siis keegi taha enam tööd teha, siis ma ei saa enam raha ja siis naine jätab maha ja siis lõpuks olengi surnud. Kruvi tekitas mulle selle väikse ärevuse. Ei, see on päris hea tegelikult, et sa saad asju niimoodi, kui asju, vahel on hea asju lihtsustada ja siis siin tegelikult seda lihtsustus töötab vist hästi vist, töötab vist enamgi juhtudel. Et proovime mängu, mis sul ärevust tekitab? Näiteks see, kui keegi küsib mu käest nagu kaamera ees, et mis ärevust tekitab ärevust üldjuhul. Või mingi küsimus, millel sa ei tea vastust? Mis ärevust tekitab? Mul niisugust põhi või kui nagu korduvat asja pole, aga jah, mul ei ole head vastust. Võib-olla, et ma siis ei vasta, kui head vastust ei ole. Võid küll igata välja sellega, ei pea. Nüüd ei saa vaata, et oli väike naergu otsa siia. Ainuke naergu koht. Ma küsin veel, miks sa siin oled? Sa küsisid seda juba. Kas ma võin vastan samamoodi täpselt uuesti, mida? Miks ma siin olen? Mul pole vast paremat vastust sellele, kui ma enne juba andsin. Aga kui see vastus ei kõlvanud, siis lõika välja. Ma siin proovin ka, et kas mingid hetkel on nagu tore küsida veel ja veel nagu. Siis mõnikord tuleb päris huvitavat sousti esile. Ei, see on hea nipp. Jälle muuest tagasi. Aga see ei tööta alati. Kaitsemehhanismid tuleb peale, et küsimust, et kes sa oled? Ma olen tegelikult spioon. Aga kes sa tahaksid olla? Nagu piirid, et kui sul täitsa niimoodi homme ärkad üles täiesti nagu... No on ju... Ma vist tahaksin nagu olla aina... tunda ennast aina mugavalt enda nahas, mis on nagu õnnestunud siiamaale, et ma ei tahaks olla keegi teine. Aina vähem ma tahan keegi teine olla, aina rohkem tahan olla see, kes ma olen. Ja siis on ikka mingid nurkasid, mis on nagu, kus sa tunned, et sa ei, kus sul on kas rohkem potentsiaali või sul on mingisugune, ma ei tea, mingi asi on puudu või üle või kurb või mingi asi. Aga et see on nagu, aga ma näen seda ka teed, kuidas saab olla iga päevaga või iga päevaga ei saa iga nädalaga, kuuga, aastaga rohkem mugavam enda nahas. Et siis tunnistus on sinna kohale jõuda niimoodi mõistliku, mitte päris nagu surmahetkeks, äkki isegi natuke varem. 20 mitte enne. Ja siis. Siis on käes. Mis on elu mõte? Ma ei tea. Seda ma tõesti ei tea. Aga seda me kõik otsime, või osad otsivad. Kes ei otsi, veab neil. Aga... ma ei tea, mulle meeldib, et seda ühte mõtet ei olegi ilmselt olemas, et siis meil on igal ühel mingi oma mõte ja siis kõigil mingi roll, mingi asi, mis nad peavad siin ära tegema või tahavad ära teha või kui nad ei tee ära, nad siis on tohmanid ja siis raiskad ära oma mingit süsinikku ja oma mingit hingatud õhu ja oma jõutud vee ja oma õhku pisatud CO2. Aga seal on suures pildis vahet nagu? No see on vahet, et me kõik ju saame midagi sellist teha, mida keegi varem kunagi teinud pole. Me saame elada oma elu täpselt mingites raamides, nii nagu elasid sinu naabrid või vanemad või keegi teine ja siis võid nagu midagi originaalset teha. Mingi väike asi, kas sa teed mingi asja, väikse asja teistmoodi või suure asja teistmoodi. Et siis kõik me ei saa olla Picassod ja Steve Jobsid, aga me saame ju igaüks teha mingi oma väikse asja. Olla nats nagu selle koha pealt natuke parem lapsevanem, kui keegi varem kunagi olnud on. Mitte mina, aga ma üritan. Või siis osata natuke paremini tõkke jooksu, kui keegi varem palju teine parada. Või mingid asjad teha rats teistmoodi. Teha paremaid podcaste. Et siis just nagu otsida seda mingit kohta. Või mõni inimene äkki tahab olla kõige rohkem zen, kõige zenim, kui keegi varem olnud on. Et siis nagu minust on tore neid asju otsida, kus sa saad olla nagu
teha midagi sellist, mida varem tehtud ei ole. Ma tahan olla lihtsalt kõige rohkem mina ise nagu. See on hea, et sa ise tahad seda teha, mitte et keegi teine peaks sina olema. Ja siis ma viimasel olen täiega nagu sotsiaalmeedias trigerdun nagu täiega palju, kui on mingid eneseabikoolituse kursused. Ma ei hakka nimesid nagu nimetama, aga nagu jälle, et just otsustasin olla mina ise, et see ongi nagu tore, et nautida seda, kes ma olen. Ja siis kogu aeg ilpub välja jälle uus koolitus või uus kool või kes nüüd teab tõde nagu. Ja siis on nagu nii väsitav on see, et nagu, et sotsiaalmeedia eriti nagu, et neid impulsse, see ei pea olla mingi spirituaalne koolitaja, võib olla ka mingi lihtsalt influencer või ma ei tea, keegi jälle reisib kogu aeg, eks ju. Et siis neid impulsse, et missugune võiks olla, on nii palju. Et siis mul endal tihti rikub see ära selle nagu, lööb nii kirjuks selle, et kes ma siis ise olla tahan. Aga siis peab otsima seda vaikust, on ju. Et siis kunagi sa ei saa nagu mingis meediaruumis või sotsiaalmeediaruumis või lihtsalt armakas kohas sellega endaga väga head kontakti. Siia ütleme siis selle suvile ostmisega, kas sa oled tundnud küll, et oled jõudnud endale lähemale? Et selles mõttes sul on nagu maakoht. Ei, minu meelest on nagu et see, mis sul on üldjuhul asjade mõttes või kohana või koduna. Kodu on tähtis, on ju. Et siis ka ükski asi minu meelest ei ole aidanud mul endale lähemale jõuda. Et on mingid asjad, et saad endale mingid kesta ümberligi luua, kus on mugav olla, aga see ei tähenda, et sa oleksid paremas kohas. Mul üks hea tuttav ostsin endale hiljuti väga vahva maja ja siis toodan endale nagu väga vahvat nagu kestaloond, aga kuidagi see päev, kui me helistasime, see tundis, et ta tunneb kuidagi tühjana selles kestases ennast. Aga et ühegi asja ostmine pole tekitanud mõnust mingit püsivat õnne emotsiooni. Võib-olla nutikell, aga... On mis on need hetked, kus sa oled tundnud sellist nagu õnnetunnet ja tänutunnet või? Need hetked vahest kui ma teaks, oleks mul mingisugune muster, on ju, siis ma istuks siin, siis ma otsiks seda mustri, tegeleks selle mustriga. Aga õnneks nad nagu tulevad ise aegalt, et see aegalt on mingi jalutuskõik aegalt, see on see, kui sa oled räägid kellegi sõbraga head mingid huvitavad teemad juttu, saad aru, et sa oled rääkinud juba tund 20 ja see oli ikka huvitav ja selline tänulik selle hetke pärast aegalt see on seotud, eks ole, mingisuguste nagu suhetega või oma lastega või lihtsalt aegalt on lihtsalt tarkust, et käid mööda tänavat, vaatad, et päris lahenik elus olla. Või nagu, et sulle antud kõik see füüsiline reaalsus ja saad ise olemas ja saad terve ja sul nagu on mingisuguseid häid suhteid ja koht elus, kus olla ja siis vahel on meeles selle üle tänulik olla. Et siis kuidagi on ise tulnud need hetked. Et nagu kunstnikult esile ei oska manada. Kas me räägime asjalikudel teemadega, räägime tööst ja rahast ja investeerimisest? No selge. Liinu laudlust edasi siis raha peale. Palju sul arvel praegu raha on? Hetkel ma just vaatasin, mingi palgapäev oli, et peaks olema paar tuhat isegi lausa. Ja. Kuidas sina enda raha haldad, manageerid, juhid, teed? Olen seda eri aegadel teinud erinevalt. Mingi perioodi ma mõtlen, et kui raha alles hakkas tekkima, enamasti ei olnud, aga hakkas tekkima, siis ma olin hästi metodoloogiline kulude ja tulude nagu Exceli mees, iga kulu panin kirja. Lähed iga pirukas, iga joodud jook, iga maksud arve sai kirja sinna. Tegid seda mingi pool aastat ja saad umbes seda aru, et kuidas su kulud on. Aga et siis ta nagu see
igast järgmisest kuust seda teha ei olnud enam nii palju kasu, kui sellest, et sa korra oled teinud seda. Ja nüüd ma lihtsalt üritan nagu hakkama saada. Mul mingit süsteemi ei ole see mõttes, et kui nagu ma arvan, et süsteem on, et ei tohi, tuleb natukene hoolitada selle eest, et oleks mida kulutada ja siis kulutada mõistlikult. Paned sa kõrvale ka nagu, öeldakse nagu fuck you money või need 10 tundi on kuskil kontol teada, et kui midagi juhtub. Et sellest hetkest, kui ma mingi hetk ma käisin palgatööl pikki aastaid ja siis enam mitte, et juba siis nagu palgatöö lõpuaastatel ma ikkagi üritasin koguda sellist asja, et kui ma tahaksin öelda oma ülemusele fuck you, et siis ma saaksin seda teha. Ja see on nii mõnus kerge tunne, et siis ma ei ole tahtnud seda sellest tundest loobuda, et see fuck'i puhver on alati olemas, et ma võin kellegile kuskil öelda fuck you. Siia ma olen öelnud, aga võin öelda. Kuidas, nagu, mis asi on raha sinu jaoks? Kuidas sa suhestud temaga? Sellega, jah. Praktiline, just nagu raha on mingi lihtsalt natuke nagu auto jaoks autoks on vaja selle kütust ja õli ja siis on vaja mingi seda, mis iganes see jahutusvedelik on seal. Ja siis raha on üks neist vedelikest, mis nagu ei ole põhiline, aga ta on üks asju, mis elus vajalik on. Ja raha ei lahenda ära ühtegi sinu probleemi, aga see ütletas Naval Ravikant, kes on üks tore Silicon Valley raha, filosoofia ja tehnoloogia guru. Kuidas see nimi oli? Naval Ravikant. Et raha ei lahenda ära ühtegi sinu probleemi, aga ta lahendab ära kõik sinu rahaprobleemid. Ja sellega ma olen nagu 100% nõus, et nagu elada raha nimel tundub nagu raisatud aeg, aga et võiks tegeleda sellega piisavalt, et ta su rahamurd ära võtaks, on vajalik, eks. No endal kipub millegi pärast olema, et vahet pole, kui head kuud või aastad on anda, et siis enamasti on ikkagi, kui peab tunnistama, et on peost pihu nagu. Maksan nagu arved ära, siis jääb endal midagi alles ja siis kuu lõpuks on jälle nagu suht null ja siis kogu aeg uuesti, no ma jõuan kõrvale ka panna õnneks, aga siis ma nagu mõtlen, et kas kõik elavad, kui meediat vaadata, siis tundub, et enamus elavadki nii, kuidas muuta seda või kuidas motiveerida ennast rohkem raha peale mõtlema. Ja siis mul on nagu, et mul ei ole väga head läbisaamised. Tegelikult võib-olla mul liialdan. Mul ei ole halvad, aga mul ei ole ka head rahasuhted. Ja siis ma nagu proovin nagu aru saada paremini, mis see nagu, miks rahaga vahepeal on hästi, vahepeal ei ole. Ja samas ei ole kunagi seda, et midagi jääb tegemata, sest raha ei ole. Nagu, mida on vaja teha, vaata, selles mõttes. Nice to have või siis must have. Eks? Mis siis kõlab nagu siis, et asjad nagu kõige fundamentaalselt nagu töötavad. Ja vist kellelgi pole ju seda, et raha kogu aeg üle on, et on niimoodi keldrit täis, fuck, kus ma panen sellele. Ainult Raivo Ainala niimoodi. Et Aga et me just rääkisime seda enne, et siis see, kuidas nagu ma töötan tehnoloogias, ma töötan tehnoloogias juba viimased 15 aastat vist on ju, rohkem. 17 või 18 aastat tehnoloogias. Ja see on siis lisaks, see on see koht, kus ma saan sisse visata, et see on siis lisaks sellele, et sa olid Tallinna tööstuse tänava korteriühistu juhatuse liige. Jah, see oli minu karjääri tipphetk. Pärast seda on natukene pole üheski juhatuses olnud. See midagi, sa läksid sealt ära sealt juhatuses, läksid tagasi, et seal kindlasti mingi draama taga. Seal oli mind valiti sinna juhatusse, kuna ma olin noor ja naiivne ja just kolisin sinna majja, oli vaja juhatust ja mõtlesin, et taima siis võin olla. Kuna eelmine mulle korteri minu tüüp oli juhatuses, siis ta kuidagi kõik maja vaatas, et sa kindlasti tahad seal ka olla ja ma siis võin olla seal. Aga siis ma olin seal juhatuses ja nautisin igat hetke. Sa läksid ära, aga läksid tagasi veel sinna? Ühistusse või? Seal oli kaks sissekannet oli nagu. Ma ei tea, teist teed mina. Võib-olla teine minu põgenemiskatse juhatusest ja see lihtsalt ei läinud läbi ja siis pandi uuesti kirja mind sinna. Ma ei tea, ma ei taha, sest on asju, millest ma ei taha rääkida. Ja ka startup-indus.
Sa alustasid põhimõtteliselt koos Pipedrive'iga või, võib nii öelda või? Ei, ma alustasin tegelikult niimoodi, et ma töötasin oma ma olin, eks ole, turundusinimene. Lõpus müüsin komme, ehk siis ma töötasin firmas, mis müüs Tuplat ja Myntonit ja Jenkit üle Baltikumi välise turunduse. See Jaa. Ja siis mul oli tunne, et ma teen oma tööd ja siis, et ma teen oma tööd nagu sama tööd kogu aeg, et ma teen seda sama kampaaniat juba mitu aastat ja see kampaania tuleb uuesti. Ja siis, et äkki see kogu see turundus on natuke mõttetu, et äkki peaks minna tehnoloogiasse, kus mul oli tunne, et oli nagu midagi uut ja põnevat ja mul paar sõpra töötas tehnoloogias. Siis oli hakanud Mustamäe tehtama firmat nimega Skype juba, see mõtlesin, et päris äge. Ja siis läksin sinna, et ma tahaks teile tööle tulla. Ja siis neil ei olnud vaja inimest, kes tehnoloogiast midagi ei tea, aga kes teavad natuke turundusest. Aga ma ütlesin, et äkki midagi on vaja teha. Ja siis selgus, et äkki on vaja turundusinimest, kes aitaks nagu firmat turundada, et oleks lihtsam Skype palgata järgmisi töötajaid. Ja siis ma sain Skype'i siis nagu Eesti või Baltikumi, ma mõtlen, mis pidi see oli turundus Nufiks. Pidin väga palju alguses õppima sellest tehnoloogiast, on ju, et kuidagi iga asi oli seotud rohkem tehnoloogiaga. Ja siis sattusin tänu sellele Londonisse. Olin seal Skype'is, töötasin veel seal nagu peakontoris mõned aastad. Ja siis sattusin alles Pipedrive'i. Ja siis olin Pipedrive'is mõnda aega ja siis tegin Outfunneli. Ja nüüd olen Outfunneli kaasasutaja ja juht. Ja mis see küsimus oli? Kes sa oled? Okei, ma olen osaühingu Outfunnel OÜ juhatuse liige. Ja miks sa seda oled? Mul ei olegi rohkem küsimus, kes ja miks? Kuidas tuleb ka vahepeal? Ma olin turundaja olnud, ma olin enda meelest mingi hetk väga hea turundaja, isegi nagu turundusjuht ja oskasin ise turundust teha ja leida häid turundusinimesi oma tiimi. Aga siis mul oli tunne, et ma olen kogu aeg teinud turundust, et äkki hakkab mul mingi hetk iga või oli ka hakanud nagu turundajana, et siis tundus, et äkki peaks olema endale mingit muud rolli proovima, et ettevõtja roll tundus nagu loogiline, et ma olin varem olnud natuke kartnud ettevõtet teha, sest et ma mõtlesin, et äkki ma ei saa hakkama sellega või et nagu see ebamugavustsoon ja see värk, aga siis tundus ebamugavam seda mitte teha, kui seda teha ja siis see oli ka nagu hea mõte, või nagu oli ka mõte, et võiks teha turundusasja, mis ühendab müügi ja turunduse datat ja siis hakkasime tegema ja nüüd teemegi. Kas seda ettevõtlusideed samma seostada selle, et kas on seos, et tänu Outfunnelile on sul see koht siin? Outfunnelil pole veel oma nadiiris kuidas öeldakse, oma tähelennu kõrgpunktis. Olgu, ma mõtlesin, et teha reklaamlause, et hakkake ettevõtjaks. Jaa, saate kõik selle. Ei, tehnoloogiaga minu meelest, ma võin pärast oma eduvalemit jagada, aga tehnoloogiaga saab tekitada küll endale, ma arvan, mingit majanduslikku kindlustatust, et äkki me räägime eduvalemi ära. Tavai, mis siin ikka kuradi head kraami edasi lükata? Jaa. Ainuke asjalik koht kogu selles saates, on ju. Aga mis te mõtlesin tagasi üks päev selle peale, et eks ole, et kui ma kuskil olen välja jõudnud oma mingi karjääriga, et mis siis hästi läks või mida saaks nagu uuesti teha, kui ma peaks ütlema. Ma käisin tagasi kooli raames rääkimas Kohila gümnaasiumis sellest, missugune tehnoloogia karjäär või mingi teema, mis oli. Ja siis ma pidin oma mõtte korrastama ja siis mõtlesin, et tegelikult ma ju tean, kuidas tehnoloogias nagu läbi lüüa, vähemasti mingi piirini. Läbilüümisel on palju definitsioone, aga üks definitsioon on see, et sul on mingi positsioon ja mingi hulk raha, mis siis aitab järgmisi asju teha. Ja kuidas sinna üks viis siin jõuda on lihtsalt see, et esiteks sa pead ühte asja teha oskama, mingit asja, ükskõik mis asja. Kas on siis turundus, mida mina õppisin tegema või siis on, eks ole, mingi osavalt turundusest. Sorry, ma segan vahel, kas sa õppisid turundust või õppisid läbi kogemuse? Ja, see huvitav, et see, et sa midagi oskaksid, see eeldab seda, et sa teed midagi, mis sulle meeldib. Ehk siis mul läks niimoodi. Ma tulin perest, kus üldse raha ei olnud. Meil mitte, ja siis, et raha oleks taskuraha, siis ma pidin ise hakkama tööl käima suviti ja siis ma hakkasin müügimeheks ühel suvel ja müüsin peilereid, piipareid. Ja siis jäin ka pärast seda suvetööd, ikka pärast kooli siis me piipareid müüma. Ma olen vist teinud isegi mingit video sinust Peep Vainu mingi koolitusel ka loengut pidamas. Ja siis ma töötasin mingi hetk ma töötasin siis Vain ja partnerites turundus
turunduskoolitajana. Ma ise olin umbes 21 aastat vana või 22. Ma ülikond oli seljas, hästi official work. Pärast seda päeva pole kunagi ülikondi kandnud. Aga ühesõnaga, et siis ma olin müügimees ja siis ma jäin haigeks. Ja siis mul oli 40 palavik peaaegu ja siis ühel unetul palavikul ööl mõtlesin, et fuck, et ma tegelikult müüksin rohkem peilereid, kui mul oleks paremad reklaamid. Ja siis ma ärkasin üles, higisin hommikul ja tegin mingid mustandeid ja asju ja siis läksin, kui ma terveks sain, läksin meie direktori ja ütlesin, et te teate, et ma olen siin müügiosakonnast Andrus, et vaadake, kui me teeksin paremat reklaame, siis mina müüksin rohkem piipareid. Ja mis on reklaamid, vaadake, ma tegin teile mõned. Ja siis näitasin teile oma neid reklaame ja oma neid asju ja siis ta vaatasid väga skeptilise näoga. Aga väga viisakas inimene, kuulas mu ära ja siis saatis mu oma kabinetist välja. Okay. Aga siis nädal või 2 hiljem läks ära meie turundusjuht. Ja siis tuli direktori meelde, et mingisugune laps käis siin oma mingid reklaami näitamas, et kutsume selle lapse tagasi, et las ta siis teeb meile turundust. Ja siis ma sain turundusassistendiks sinna. Siis ma saan turundusspetsialistiks, ehk siis see turundus nagu ongi, et ma olin müügimees ja ma polnud mõelnud, mis ma teha tahan. Ja siis see reklaamide visandamise siis ma sain aru, et see värk meeldib mulle, see mõelda mingid sõnumid ja pildid ja hinnad ja kuidas asju turundada. Ja siis ma tegelesin, ma õppisin seda hästi palju, ma lugesin selle kohta, ma käisin konverentsidel, ma ise korraldasin konverentsi ja ma rääkisin teistega. Et kuna see asi meeldis mulle, siis ma tegelesin sellega hästi palju, ehk siis minu vastus küsimusele on see, kuidas ma seda õppisin, et ma leidsin üles asja, mis mulle meeldib ja siis see kuidagi siis õppimine tuli nagu ise. Et ma käisin ka ärikoolis, kui see oli turundusolenga, sealt ma ei saa midagi teada. Aga see oli lihtsalt mingid case study'd, mis olid üsna igavad. Aga siis sa töötad sellel, teed ise case study'sid jalad läbi ja teed ise mingi hea kampaania, teed ise kehva kampaania. Ja siis, ehk siis ma turunduses oli mingi hetk, kui ma läksin sinna Skype'i jutule, siis mul tegelikult oli nagu maine, et ma turundan oli nagu mingisugune tegija, et ma suutsin asju teha. Ja mul oli tekkinud mingi maine, et ma suudan asju teha. Et ilma selleta ma oleks läinud sinna, tere, ma tahaks teile tööle tulla, Tavi, ma ei tea, koristajaks või ma ei tea, aga mul oli mingisugune oskus olemas. Et oskus oli tänu sellele, et ma leidsin asja, mis mulle meeldis teha. Ehk siis eduvalemi üks asi, et sa pead ühe sea olema, et see sea olla, pead leidma, mis sulle meeldib. Kas on seal siuke nagu seos, et sa saad aru, mis asi see meeldib, kui sa väljaspool tööaega mõtled ka, kuidas seda tööasja paremaks teha? No kui see asi meeldib sulle, siis sa teed seda nagu niikuinii, sa ei pea mõtlema, et ma nüüd lähen koju ja õpin asja, mis mul vaja õppida. Sa vaatad niikuinii loed oma turundusblogisid ja ma lugesin turundusraamatuid ja mulle väga meeldis see asi, see teema. Viimase, nagu mingi hetk sai sellest mõõt vist täis või ma tundsin, et ma jällegi, et see nagu igavesti viitsi õppida seda, on ju. Mis vaatasin, et Linavestrik läks sinna pesakasti, mille ma üles panin mõnda taga tagasi päris lahe. Ennem oli tühise maja, aga nüüd on seal keegi sees. Näitan pärast. Ja siis, et siis nagu ja siis ma läksin Skype'i tööle, selle oskusega, et ma olin turundusinimene ja siis ma sain tänu sellele lihtsamini selle koha Skype'is. Ja siis see teine samm ongi siis vist minu puhul hästi töötas oli see, et ma olin Skype'is vist 4,5 aastat kokku, esiteks Tallinnas, siis olin Londonis ja tänu sellele tekib, kui ma tegin mingit asja, mis ma oskasin teha, siis firmas, mis kasvas kiiresti, see tekib võrgustik, see tekib tutvused nii siis Eestis kui ka siis tänu Skype'ile Londonis ja USAs, nagu see tekivad nii siis isiklikud kui tööalased tuttavad inimestega, kes tegutsevad kiiresti kasvavas firmas, ehk siis inimestega, kes edaspidi ka mingid firmasid teevad ja investeerivad ja kes teevad huvitavad asju. Ehk siis tänu sellele, et mul oli see mingi oskus ja kui töötasin Skype'is, tekkis mul pärastiseks nii palju võimalusi, kõik järgmised asjad on tänu sellele, et ma olin siis seal Skype'is omandanud mingisugused tutvused ja oskused jällegi. Et üks asi viib teiseni, et minu jaoks see, et kui vaata oskused kokku ja võrgustikuga, siis omakorda annab sulle kümneid või sadu võimalusi, kuhu siis tööle minna, keda tiimi kutsuda, kuhu investeerida, kes sinu raha tahab, et sa investeeriksid sinna. Et minu jaoks oli see nagu selline, nagu see teine samm sellele, et sellest, et oma ma ei tea, karjääris kuskil välja jõuda oli siis see, et panin selle oskuse kokku võrgustikuga. Ja siis kolmas samm oli see, et hakkasin vist 2000, ma läksin Skype'i tööle ja siis aastal 2006, kui ma läksin, oli Skype juba maha müüdud. Et ma läksin, minu esimene tööintervjuu oli just päeval, kui eBay Skype ära ostis. Siis ma eBay ostis alguses? Jaa. Okay. Et siis ma jäin ilma nendest magusatest aktsiaoptsioonidest, millest kasu olnud. Ma sain selliseid neid hapusid aktsiaoptsioone, mis pidevalt väärtust kaotasid.
Ja siis ma vaatasin ümberringi neid oma kolleege, kes ei tundunud mulle minust väga palju targemad ja väga palju pikemad ja väga palju vahvamad. Aga neil olid väga palju magusamad aktsiaoptsioonid. Ja siis mõtlesin, et okei, need aktsiaoptsioonid vist on tähtsad, et saada mingi kogus raha. Ja siis mõtlesin, et teeks plaani, et teeks niimoodi, et järgmisel 10 aasta jooksul ma iga aasta hangin endale ühes kiiresti kasvavas firmas osaluse. Aga mul polnud siis raha, mul oli siis nagu, sest et mul oli nagu tulnud oma mugavalt sellest nagu Baltikumi turundusjuhi töökohalt ametiauto ja särkvärk Skype'i, ma läksin nagu palgas alla, positsioonis alla, aga ma tahtsin nagu, et ma olin nõus seda tegema, et kui ma õppisin siis juurde, et mingid säästed olid, mingid ma olin hakanud vist aktsiaid ostma, et ei olnud nagu sellist nagu rahahunnikut, mida investeerida siis. Ja siis mõtlesin, et see on 3 varianti, kas sa siis nagu investeerid natukene või paned sõbra kokku, paned suurema poti või siis teed ise midagi, mida saad teha selle tehnoloogias või siis oled oma oskusega tasuta tööd teed ja saad selle eest mingi aktsiaoptsiooni. Ja siis ma hakkasin tegema seda ja siis see läks hästi. Nice. Ja. Ehk siis jah, et kuidagi just need 3 asja kokku, mingi oskus, mingi võrgustik ja siis hakata osalusi saama enne seda, kui see raha investeerimiseks tundus mulle nagu, et need 3 asja kokku pannes töötasid väga hea sükse retseptina minu jaoks, aga ma ei tea. Ma arvan, ümbergi vaadanud, siis töötavad ka teiste jaoks vist. Kuidas ma ei tea, miks on taustad üldse mõtet, et osad firmad pakuvad neid osalusi küll, aga siis need pigem mõjuvad kui kuldsed käerauad. No, et sa nagu oled kuskil kinni, kui sa tegelikult ei taha, kas oled seal sellepärast, et saada need osalused. Ja, kui sa oled seal kinni, sa ei ole seal kinni, keegi see pole seal 60 aastat olema, sa võid seal olla nagu, ma ei tea, 2 aastat juba siis enamuste optsioonide see cliff või see, kus nad mõjuma hakkavad, on 1 aasta. Kui tahad, kui see väga kiire on, kui see üldse ei meeldi, ole seal 1 aasta ära, siis saad oma optsioonikesi kätte ja mine tee midagi muud, ma ei tea, reisi, aga kuskil minust olla ikkagi, et kuskil midagi ära teha, pead ikka olema mingi 2-3 aastat, et muidu sa esimese aasta õpid, eks ole, siis teise aasta hakkad nagu midagi mattu jagama, 3. aasta on võib-olla see, kus tegelikult asjad nagu tegelikult hakkavad tööle. Mis sa arvad, ma pole 12 aastat tööl käinud, kas peaks minema tööle kuskile? Just selle osaluse mõtte või tehagi, ma nagu tegelikult tunnen puudust siukest tiimitööst, et üksinda saab vahepeal kiirelt asja tehtud, nagu öeldakse, eks, aga kaugele nagu tundub väga aeglasti liigun. Ja. No sa vist 2 eri asja, sa küsisid 2 erinevat asja, et kas minna tööle aktsiaoptsioonide pärast või minna tööle, et töötada tiimis. Ja siis minu vastus oli see, et minna tööle kohta, kus saad hea võrgustikku. Ehk siis, et ma arvan, et kõik 3 on nagu head põhjused. Et üks on nagu selline optsioonid, materiaalne asi, üks on, et sa ei pea üksi töötama. Ma ise olen ka olnud üksik konsultant mõned aastad ja mulle nagu sobis see, aga mulle praegu sobib rohkem olla tiimis olemine. Ja siis 3. on teadagi, et sa lähed kuskile tööle, tead seda, et sa ei saanud võib-olla eriti häid optsioone, magusad optsioone, sa võib-olla ei saa oma megatiimi ja oma megatööd, aga ma saan sealt oma võrgustikku, et sa oled seal ära mõne aja ja siis, et sellest võrgustikust on kasu. Et need seal kohti, kui Eestisse minna, tehnoloogia inimestena tööle on päris palju. Kõik firmad, mille kohta öeldakse, et see on järgmine unicorn, on ju head. Kui kuskil list üleval. Kui sa otsid Eesti järgmised, seal on mingid Veriffid ja Skeletonid ja Katanad ja ma arvan, et veel 10 sellist peamised tehnoloogiaettevõteteks. Väga, kas ütleks väga asjalikuks, liiga asjalikuks või? Ei, väga hea. Ma nägin, et see tegelikult läksid palju rohkem põlema sel teemal. No sest, et eks kui rääkida elu mõttes, siis ma tegelikult ei tea, aga sellest tehnoloogiast ja tehnoloogia startupidusest, sest ma tegelikult natuke tean. Et siis see vahest võib-olla jah. Aga okei, me rääkisime, et kõigepealt oskused, selle otsa võrgustik ja siis optsioonid. Mitte optsioonid, et siis sa tekitad endale osalusi, ja siis ja osalus enne seda, kui tekib raha, et investeerida. Et nagu iga tohman oskab investeerida, kui sul raha on. Aga algus on just see, et mulle meeldib ka, et rikkaks saab. Jah, okei, ma ei aga et eks seal enne seda, kui sul raha investeerida, et siis eks ole, mina proovisin asju ise käima lükata, mingid projekte. Nad eranditult ebaõnnestusid. No siis nagu mingid projektikesi, kus oli mingisugune vahva mõte, mingi garaažiprojekt või mingi asi. Et siis, et kui lihtsalt vahva mõte on üldjuhul, sellest ei saa asja, mingi ärimutel ka olema. Siis ma proovisin saada, eks selle endale oma tööga
osalusid, aitad, kellega ma aitan sul turundust teha, anna mulle mingid optsioone. Sealt ka nagu enamusest ajast läks nagu tuulde, sest et sa teed mingi firma, aitad teile teha mingi nime ja turundust ja värki, aga osad tooted ei ole nagu väga head tooted või see on vale aeg või paremad konkurendid või et ikkagi enamik ettevõtteid läheb tuksi. Aga mõned läksid väga hästi sealt, sellest kohordist. Ja siis kolmas variantiks sellele investeerida. Üldjuhul on vaja minimaalselt 10 000 või 15 000 eurot, et kuskil saada nagu ingli tiketit teha, et siis alguses mul seda raha endal ei olnud, aga siis ma tegin seda kahe peale. Et siis nagu niimoodi teeskrid, et sul on raha investeerida ja siis selles ka hästi. Ma imestan nagu lätitud hea näide, et see on suur hunnik neid investoreid alati, aga siis mõtlen, kui palju päriselt on seal nagu valmis. Mis, sa ütlesid 10 000, 100 000 või? Kas on lihtne, kui lihtne on tänapäeval minna kuskile ideega ja saada 100 000 või 1 000 000 eurot? Investorite käest või? 2 aastat tagasi oli see lihtsam kui praegu. Praegu ikkagi on vaja, öeldakse, et sul on vaja, eks ole, tiimi. See peab olema tegutsema mingil mõistlikul turul, mis kasvab või on mingis õiges kohas, mitte liiga täis ja tee konkurente. Siis on vaja mingit sellist konkurentsieelist, mida sa siis paremini teed või mis on su teadmine, mida teistel ei ole. Ja ajastus on oluline, eks ole. Ja siis mingisugune nagu traction või asi, mis sa siis teinud oled või. Aga kuidas teha, kas ma sain valesti või õigest aru, et sul on ka valem siis selle iduettevõtluse jaoks või? Ei, see ei ole. Et kui mul see valem oleks, siis oleks Outfund ammu börsil juba teinud Nasdaqi IPO ära, aga me ei ole seda teinud veel, eks me. Aga valem on see, et tuleb mängid, peab olema hea tiim, hea turg, hea toode, hea turundus. Kas sul praegult, kui suur sul tiim on? 7 inimest. 7. Kas näiteks sa tahaksid üldse olla kunagi, ma ei tea, 100 inimese juht või? 1000 inimese juht või? 100 inimese juht, võib-olla küll, 1000 võib-olla läheb natuke liiga selliseks, et ma hindan natuke liiga palju võib-olla seda nagu töö ja muude elu osakondade tasakaalu. Mul on tunne, et see 1000 inimese juhtimine, see peab olema ikka üsna palju balansist väljas. Et ma olen, eks ole, juhtinud siiamaani suurim tiim on vist 25 inimest, et siis seal saab vist veel balansis olla. Et siis, aga jah, et võib-olla 100 saab veel hakkama, aga 1000 on juba, siis juba läheb nagu nahk märjaks võib-olla. See ongi, et kuhu maani on nagu vaja üldse nagu pushida seda või kas iga inimene peaks tegema vähemalt ühe oma, mingi, et mul oli siuke mõte, et iga inimesel peaks vähemalt oma OÜ olema, vaata, et raha liiguks nagu. Ja sul on nüüd OÜ. Ja. Ei, võist iga inimesel ei pea olema, aga igal inimesel, kes tahab, et tal oleks OÜ, peaks olema OÜ. Sest ausalt ei taha, on inimesed, kes on õnnelikud sellega, kui nad ei pea ise võtma riske või ise asju välja mõtlema või ise tegema asju, mis kaasnevad sellega, mis nagu kaasnevad osaühingu asutamisega või firma kasvatamisega. Ma vahel mõtlen, kas nii on üldse võimalik, no ma natuke liialdan, et kas nii üldse saab suureks kasvada või? Kui sa oled terve aeg nagu oled oled lasteaias, sul on kasvataja, sul on koolis, sul on õpetaja, sul on tööl, sul on juhataja, See mõttes, et minu see nii ju ongi. Me ei tahaks seda, et kõik inimesed oleks ettevõtjad. Keegi nagu, sest et kõik ei ole ettevõtjateks loodud. Ja võib-olla ka ettevõtjad ei ole ettevõtjateks loodud, aga nad teevad seda paremini kui teised inimesed. Et mõned inimesed on paremad ettevõtjad, mõned inimesed on paremad, keegi teeb seal teetöid. Tema on väga hea, kui tema tahaks ettevõtja olla, siis jääks see tee seal tegemata praegu. Eks, et ma arvan, keegi pole võib-olla millestki sündinud, aga et sa leiad asja, milleks sinu omadused sel hetkel või sel perioodil töötavad ja siis tee seda. Muidugi loodan seda, et see teetöö lõpeb seal, aga et see tegelikult, võib-olla see peaks ettevõtteks hakkama kohe praegu. Siis eks see lärem vait. Nad andis minust ei saa mingi ettevõtjad. Te veel näete, kuhu
ma selle ekskavaatoriga välja jõuan. Sest noh, ma mingi arvan, et kõik peaks olema ettevõtjad, kõik ei pea võib-olla ettevõtjad olema, aga et mingi, et kas kõigil peab olema mingi side hustle või? No see, mulle tundub nii loogiline endale, et igal ühel oleks nagu OÜ, et ise manageerib ja saab arveid esitada ja... Aga see tundub loogiline, eks see võib-olla nagu sulle ja mulle ja veel osadele, aga kes on nagu selles nagu side hustlemise mulli sees on ju. Et siit mullist väljas on loogiline käia nagu 9-5 tööl omada vähe stressi. Viskad oma tööriista maha, kas see tööriista on pastakas või see tööriista on joonlaud või ekskavaatori võti ja siis sa lähed, et siis sul on töö läbi ja ma arvan, et sul ja mul ei ole see, et kui mingi kliendil on mingi jama kell 8 või 8 õhtu või 1:30 öösel, siis sa pead kuidagi tegelema sellega, eks. Ja, et kus see nagu piir nagu läheb, et ma ka võin rääkida siin, et ma olen ettevõtja nii edasi, eks ju sama ja räägin, et raha on siuke, et kus palgapäevani enam-vähem, siis et nagu kui ma mõtlen täna sama tempoga näiteks, kas ma suudaksin endale suvi lasta, et tundub aeglane tempo. Aga siis ma mõtlen, siis, et just iga ütleks, samas Naval, eks ole, on väga hästi öelnud seda, et ükskõik, kui alati sa võid oma töötundi, siis ongi see tempo aeglasem, on ju. Et see ongi see sama, võib-olla siis Navalist inspireeritud mõte, et katsuda omandada mingisuguse nipiga osaluse, on ju. Et sa saad ka ju pakkuda oma teenust kellelegi mitte see tasu eest, vaid võtad osa tasus ja osa mingis osaluses. Ja siis iga üks osalus ei anna nagu sulle seda võimendust, aga kui sa teed... Mul oli mõte, kui ma kunagi otsustasin, et ma tahaks saada osalust, ma tahaks saada iga aasta ühe osaluse, 10 aastal 10 osalust, et siis mõni ikka neist hästi läheb. Ja läkski. Et siis kuidagi see, et siis sa saad oma võimenduse sinna taha, et sa paned oma tunnid sinna sisse ja sa saad, eks ole, sellest suurema võidu kui... Vahepeal tunnet see oskuste osas, et mul jäi nagu müügi etapp jäi nagu vahele. Et siis ma tegelikult tunnen, et hea turundajana oleks nagu ka head müügioskused vajalik, sest ma ütlen ausalt, et turundus ei ole tegelikult see minu jaoks siukene nagu see, mis ma vabal ajal viitsiksin hullult juurde õppida. Et ma teen selle nagu kohustusliku osa ära, aga samas mulle väga meeldib nagu, kui seda inimestega tegeleda. Et ongi näiteks viimasel ajal palju konsultatsioone teinud ja tegin uue formaadi enda jaoks vähemalt, et jalutuskonsultatsioonid. Ma nägin seda mingit kuulutust vist, see tundus nagu, alguses mõtlesin, et see on mingi nali ja siis vaatasin, kliksin, ei olegi nali. Ja siis mõtlesin, et see on päris alati, kui sa näed mingit asja, mis tundub nii loll mõte, et see on nali, siis see ongi kas loll mõte või on hea mõte. Kuidas tundub, kas see on sinu poolne? See üks ühele juba hästi toimib. Ütleme siis, et ma selle ühe kohtumisega saab suht juba nagu selle inimesele nagu siukse nagu nips, heas mõttes nagu nipsu ära antud, et tõuke õiges suunas edasi liikuma. Ja see on nagu endal nii hea tunne, et said aidata kedagi ja keegi kui annab veel lõpus raha ka, siis on eriti tore nagu, et jalutamise eest. Võiks olla füüsiliselt, aga saabki sulle füüsiliselt sularaha selle peale? Enamus on nagu... Võiks olla, et lähed kilomeeter on, muidu see tunnitasu, see on kilomeeter 50 €. Käid ringi ja kilomeeter läbi. Ei, sest ongi, et me peame seisma siia või saada 50 € veel ja siis on päris lahe. Füüsiline raha andmine. See on väga hästi toiminud nagu, et liikuvas olus enda murede lahkamine kuidagi on päris äge. Siis ma hakkasin mõtlema, et miks podcasti kunagi proovida jalutades. Ja üks tehakse joostus ka mingit podcast, eks ole. Ja me tõesti oma kaasasutaja, Outfunneli kaasasutaja Markusega me teeme palju koosolekuid teeme jalutades, et kuidagi, et sa saad nagu, sa kuidagi mõte töötab veidi teistmoodi, kui selles samas muus koosolekuruumis istudes jälle rääkides nendest teemadest, et kuidagi rääkides on kuidagi nagu mingi osa ajust on lahtisem. Või kui on ideid vaja välja mõelda, siis on üldjuhul vist parem niimoodi. Kui on mingit nagu plaani vaja teha, et mida me täpselt teeme, asju kirja vaja panna, siis on just kehv jalutada. Siis saab juba stand-up, kus ma teen jalutamise ajal või vahepeal niimoodi, et kellel on isu minu konsultatsioon on alati avatud, väike müük. Ja siis tegelikult, kui teil on ka endal, et kui te ei tööta üksinda, teil on tiimikaaslane olemas, et siis minge rohkem jalutama. Ja mis ma tegelikult jalutamise ajal teen veel, et mõnikord ma näen, et edasi liikumine takistab, siis jääme nüüd seisma.
ja siis saab rahulikult nagu kohaldel tulla ja mingi paar minutit seista ja rääkida ja siis jälle edasi liikuda. Ja siis käisin Merimetsa pargis, seal on ka pingid vahepeal. Märksin ükskord üks klient tuli ja siis kõndis kiiremini kui mina, kui ta oli must poole lühem nagu ja siis mõtlesin, okei, ta oli siuke tempo, et ta nüüd istume nagu. Et noh, väiksed siuksed asjad aitavad kaasa, aga see liikumise pealt arutada asju, mis on kinni jäänud, on ülihea nagu. Just, teebus vajama nagu nende terviseradade äärde ka need pabertahvlid, saad käia, siis koosoleku ma teen selle kohta kiiresti diagrammi ja siis teed selle diagrammi äriplaan 2024 ja siis saad mitu kärbest, saad 1000 kärbsed ühe hoobiga. Eks nagu Tinder olla, aga siis ärijalutuskäigud. Jalutus Tinder või? Nii. No seda Navalli tuleb, mul endale juba mitu korda mainisid siin, et tundub, et tasuks uurida. On tal mingi konkreetne raamat ka või? Tal polegi raamatut, üks tüüp on teinud teamõtetest raamatud Almenekov Naval ravikant, et siis ma arvan, et ma alustaksin sealt ja tal on siis mingid podcast'id, mida on ka mõttekas kuulata. Mis sa ise vabal ajal teed? No mul on, eks ole, kaks modaalsust või kaks sükest. Üks on see, et ma olen 2 lapsega üksikisa, on ju, siis seda vaba aega, no siis nagu lastega koos olemine ka vaba aeg justkui, aga siis ta on nagu üsna kindlalt, üsna kitsendustega vaba aeg on see. Me ei saa lastega kõiki asju teha, eks ole, kahekesi, üks on alles 3 aastane, temaga ei saa väga ekstreemseid asju teha. Ja siis teise osa ajast, eks ole, olen ma justkui nagu üks elav mees. Vaba ja vallatu. Ja siis saab teha teistsuguseid asju. Et siis, aga seda vaba aega ikka juhul, et kui juba on mingi firma ja mingid tööasjad ja siis on lapsed, et siis see vaba aega tohutult palju pole, aga siis nagu osa ajast peab kõik selle oma nagu keha eest hoolt kandma, mingid trennid asjad. Tennisepadel väga meeldib ja surfamine väga meeldib. Siis peab hinge eest hoolt kandma, eks ole, see võtab ka oma aja ära. Millest? Hinge eest hoolt kandma. Ja siis seda osa ajast peaks nagu niisama lorutama ja peeru laskma, et siis raamatu meeldib lugeda. Et siis seda aega, mida siis nagu üle jääb, ei olegi enam. Alati puudu. Kas on midagi, mida ma ei küsinud veel? Mõtle, mida sa ei küsinud. Mingi nalja? Võib rääkida, eks ole, sest nagu nalja tegemisest võib ka rääkida. Ja see, et me puudutasime seda otsapidi, et ma ise, et kui meil on õhtul vaba aega valida, siis me tihti vaatame kas Netflix või YouTube'is mingi stand-up nagu. Tohutult minule endal väga meeldib nagu. Ja mulle, kui mina vist peaaegu kunagi vaatan Netflixist ja YouTube'ist, sest et mulle meeldib see live kogemus. Et kui sa oled, eks ole, muidu sa vaatad seda nagu filmi või nagu sükest nagu kahte kanget mingis riigis, et see nagu on kuidagi ära olnud ja sa ei saa hekelida ka? Hekelida ei saa, aga hekelida ei olegi kuidagi see, et nali, eks ole, ei ole, sa näed seda ühte versiooni naljast selles YouTube'is, mis on püütud mingi see purki ja ta on nagu sükene poleeritud. Kuidagi poleeritud ja ta on nagu mingile võib-olla siis paneks välja mingisugune keskmine kogemus, aga ja seal kunagi asju, mis on väga huvitavad, ei panda sinna, need toimetakse välja tavaliselt. Mingid ekstreemsed asjad, aga ma olen sükene ise komedi gurmaan, mulle meeldib see just see nagu see need ääralad, et kus komik ise läheb nalju katsetama või siis publik läheb nalju katsetama või kus asjad lähevad vussi või väga hästi või et siis mulle see live kogemus väga meeldib. Kus sina kui sa laivi selle kaifi saad? Eestis nagu vahepeal on nagu defitsiitne või noh? Nüüd juba on päris hästi. Ma tulin, ma mäletan, 2010-11 hakkasin tagasi kolima Londonist Eestisse ja siis Eestis polnud live stand-upi, ei olnud hummust ja ei olnud smoothisid. Smoothid, endaga on Eestis nüüd väga hästi. Hummusega on asjad, Saaremaal paar aastat tagasi veel nad vaatasid mulle väga imelikult otsa, ma küsisin hummust. Hummust nüüd müüakse, head hummust ikka ei müüda, aga hummust nagu üleüldse müüakse, eks ole. Hummust, kui asi on tuntud nüüd, mitte Saaremaal, aga isegi Saaremaal nüüd on hummust müügil kindlasti.
ja siis stand-up comedy, et ma ei osanud teha siis smuutit ega ummust, aga ma oskasin oma lemmikesinejaid kutsuda siis Eestisse oma sõpradele esinema. Ja siis ma hakkasin tegema Komeediklubi nime all niisugust nagu ingliskeelset stand-upi üritust. Ja siis tegin seda, siis me hakkasime tegema koos paari semuga Tallinn Comedy Festivali, tegime seda paar aastat. Ja siis kuidagi oli see, et oli palju tööd ja siis oli koroona ja siis oli veits kopp ees sellest ja siis ma natuke tõmbasin tagasi ennast, aga siis kui olin tutvunud ka FOPA inimestega, kes teevad eestikeelseid stand-up üritusi, siis ma hakkasin uuesti nende üritustel käima aegalt ise laval ja siis meeldis, et ma olen nagu kuidagi viimase aasta olnud, et kui sa nõudnud rohkem nagu olnud aega natuke rohkem ja siis tahtmist ja siis ma olen nüüd hakanud ise korraldama ja ise laval ka vahest käima ja see on väga nagu mõjub väga hästi. Ma olen alati tegelikult salaja tahtnud proovida kunagi stand-up. Aga tule FOPA open mic'idele, pane kirja ennast ja siis tule. Aga mul on siuke, et kuidas ma räägin või enne kui ma olin püsisuhtes, mõtlesin, et ma räägin oma endistest suhetest. Nagu. Täna mulle tunduks see juba nagu imelik. Ma ei tea, sa niikuinii räägite sellest. Räägid lihtsalt avalikult sama lihtsalt. Niikuinii jagada oma elu siin podcastis, et siis samasti võid seda... Mõtleme, ma arvan, et see podcastil on rohkem kuulajaid kui keskmisel stand-upi õhtul saalis. Siis sa saad proovida lihtsalt uut teistsugust publikut, kes on interaktiivsem. Neegri naljaga tulla. Ja siin podcastis vaata keegi, inimesed tahavad midagi vahele öelda, aga nad ei saa. Proovi midagi vahele öelda, vaata. Me ei kuule. Aga mida? Aga eks ju, aga selle live kogemuse teeb just niimoodi natuke hirmutavaks ja natukene põnevamaks see, et see ongi see, et see tagasiside on hästi vahetu. Kui asi läheb nagu väga hästi, sa saad kohe teada, kui see episood ei ole väga hea, aga kui sul tõeks mingi hea podcast episood, siis see tagasiside tuleb kuidagi viitega ja mingi kommentaar, mingi laigi, ja, aga siis see teeb asja turvalisemaks, aga võtab põnevust ära, et siis live püstijalu komöödia puhul on ikkagi see, et sa näed kohe ära. Aga kuidas nagu siis nullist, siis lähen ja hakkan kirjutan nalja ja siis tulen räägin selle? Jah, mis see kuidas siis veel? Ja siis kuidas see nalja, kas sa oli kirjutad selle oma ette, või kuidas see naljad nagu tekivad on oma ette nagu selline, ma arvan, see pole ka ühte sükast nagu valemit, et kõik komikud teevad niimoodi ja seda on erinevad tehnikad, et mõni istuki maha kirjutab nagu jõuga, et vaatab, et mahu pealt tuleb mingid asju, mis on head, on ju. Ja mõni on selline lihtsalt üritab panna ennast totradesse olukordadesse, et siis tekiks mingid vahvaid asju, eluhetki ja nüansse. Ja siis ma kasutan ka neid erinevaid nippe naljade tegemiseks. Oma esimest nalja mäletada? Õnneks mitte. Et see tundub nagu kunstivormina ka nagu nii ehe, vaata, et kõike võib juhtuda ja ma ise imetlen kõige rohkem siukseid, kes publikuga töötavad. No, et see tundub palju nagu, kui öelda, koha peal sündinum. Ja. Tundub, aga samas ütleme, et ma olen vist elus käinud liiga palju vaatama stand-upi. Ma arvan, et vist olen. Ja siis näed seda, et tegelikult ka see koha peal vahetu publikuga suhtlemine, kui sa näed sama inimest, ütleme, tegemas uuesti 4. kord, et see, mis tundus siis väga vaimukas ja improviseeritud, tegelikult on nagu osa mingist rutiinist või osa rutiin on siis inglise keeles nagu see nalja skriptitud tükk. Ehk et siis natukene, et osad kuningad ikkagi on natukene alasti tegelikult see kõik. Osad asjad ongi, sünnivad hetkes ja sünnivad mingi inspiratsioonipuhangu tagajärjel ja nad on nagu ainult siin oli, ainult praegu ja seda kunagi ei juhtu, kui sa seda ei näinud siin praegu, siis said sellest naljast igaveseks ilma ja see oligi see elu mõte, et mis on see universumis juhtunud mingi nali, mida varem pole olnud ja varem ei tulnud ja siis see on nagu maagiline natukene. Mul läheb lausa nii ja naljas, mul läheb nagu blackout, et nii, kõige tervislikum kaif, mida ma kogenud olen. Ei, see on hästi, väga hästi. Mõnest on nagu see, kui inimene naerab, et siis see kuidagi et see kui näolihased on lõdvestunud, see kogu keha on lõdvestunud, kindlasti mingid olulised keemilised ühendid peas, mis nagu sind lõõgastavad ja lõdvestavad. Ma ei tea, mis need nimed on, aga see on nagu päris tore. Aga jah. Kuskil kirjad, rotid ka naeravad tegelikult. Nad kunagi ei ole käinud Svopaad vaatamas, ma ei tea, ega Komeediklubis ei ole käinud. Rotid on need, kes ütlevad, paneme listida ja taha piletit osta, need on rotid.
No ei öelgi, et hiired pidi ka naeris, mõtled, mille üle siis nemad naeravad. Et see on nii, et see naermine on tegelikult nagu vana värk, ma tahtsin seda öelda. Okei, seda ma ei teadnudki, et hiired on naerid ja rotid. Eesti jootaks seda. No öeldakse, et inimene šimpansi on ka, küll väga kaugele ulatuvalt on ka nagu opossumite järeltulijad olema kõik. Ja. Et sellepärast tehakse kiire peal vaata katse. Ja delfiinid ka naeravad, ma tean. Jah. Et huvitav, et see on nii, et ta ei ole nagu siukene, kuidas öelda, inimteaduse mingi leiutis huumor, eks ju, või nali. Ta on universaalne mingi elu, kui sa oled nagu natukene juba krevetist suurema teadlikkusega, siis juba saad naerda. Huvitav, kas hail on ka naljas siis? Hail on krevetist suurem teadlikkus. Nii. Ma ei tea, kas on see vari või mul hakkab natukene jahe. Mul hakkas uuesti päike tulema siia. Mul on hästi. Et Nii. Jaan hakkas igavad, hakkas oma iPadist vaatama küsimusi. Ma ei tea. Üks on see edevuse mõte veel, et mitte edevus. Küsin, miks sa olid nõus siia saatesse tulema, minuga rääkima? Ühesõnaga ma küsin mitte edevust, vaid mitte tunnustust. Ma lihtsalt, naljaga, mitte naljaga. Ma sõbrat õppis, tema lihtsalt ütles, et kuna tal on vaja, siis ta siis küsib kodus. Ja sa mõtlesin, et ma kunagi ei küsi, siis ma nüüd küsin sult siukse küsimuse, et miks sa siia saatesse tahtsid tulla? Oota, ma olin sinuga, eks ole, korra varem podcasti rääkinud turundusteemal ja siis mul oli meeles see, et see oli kuidagi mõnus või see emotsioon, mis, ma ei tea, kas see podcast tuli hea, aga see emotsioon, mis mul sisse oli hea. Ja siis üks oli soov seda uuesti kogeda. Ja siis ma olin kuulnud, eks ole, ei ole kõiki podcasti kuulnud, ma ei kuule ühegi podcasti kuule kõiki episoodega. Ma kuulnud, mis oli selle Robin Juhkentaliga vist oli, siis oli, see oli päris tore, siis oli Mikk Pedaega ja siis see kuidagi nagu tundus ka nagu selline nagu vaba õhkkond, et ja Mikuga me tegime veel 2 saadet. Ühe korra läks Heli tuksi ja teisel läksin talle Pärnusse külla. Tegelikult oli ka päris äge. Nagu. Ja, et siis ehk siis et see oli jätnud hea mulje. Ja. Kui sa vastas su küsimusele? Jah. Kas said tunnustust? Ei saanud tunnustust pigem? No peaaegu. Ma ise mõelnud, et nagu ma teen seda saadet, aga tegelikult ma ei saa aru... Miks sa teed seda? Tegelikult ma tean, miks ma teen seda, see on mul väga palju. Miks sa teed seda? Tema hirmudele ja endale vastu seista. Ja mis hirmudele? Nüüd me vahetasime kohad ära, aga on okei või? Et kui inimesed saavad teada, missugune ma tegelikult olen, siis äkki nad saavad aru, et ma olen täielik tropp. Või midagi siukest. Et ma olen tegelikult loser, mitte see ettekujutatud. Aga mis mõtlevad, et selle peale ka on ju, see edevusega seoses selle, et mis teised arvavad, on ju. Ja siis ma olen vaadanud, et viimased aastad või ajad minu see vaikimisi mõte on see, et kõik arvavad, mitte võib-olla kõik, aga et enamik inimesi, kellega ma suhtlen, arvavad, et ma olen tohman. On ju. Ja siis see annab mulle võimaluse käituda nii, nagu ma tahan, tunnen nagu mugavalt. Ja siis, kui ma jätan mulje endast nagu tohman, siis kõik läheb plaanipäraselt. Aga eks ole, aga et kui tegelikult oletavad, et mõned inimesed tundub, et me ei ole tohman, siis on nagu saad pidevalt nagu ootusi ületada enda ja teiste ootusi ületada. Tegelikult see on jumala hea teema, mis sa võtsid. Ma olen sama mõelnud ka, et ma nagu jätan niisuguse dramaatilise esmamulje, et sealt saab ainult paremaks minna. Aga mul täiega meelde üks Erik Edmits, siuke koolitaja, tegi kunagi koolitamise koolitus, nagu ettekandmise koolituse või esinemiskoolitus oli Mindvalley raames ja siis ta ütles, et esimene asi, mis teed, ära kunagi halvusta ennast või tagasi tõmba, mis ma tegelikult panin tähele, et sa paar korda selle saate jooksul nagu tegid. Jaa, aga mul on täiesti ükskõik, mida Erik arvab. Ja ma arvan, et tal on ma arvan, et ta on tohman samamoodi. Ja siis ma arvan, et kui ma tahan arvata, et minust teeb teistele mulje nagu tohmanist, siis mul on see õigus ja see töötab minu jaoks väga hästi. Ja see, mis Erik arvab, töötab temaks väga hästi. Aga ta on tohman. Ma isegi vist tean, kas on see mingi Kanada või USA tüüp, kes ta on tohman. Jah. Ta käib Eesti. Ma olen ühe korra olnud tema veel. Ta ei ole okei. Natukene kergendab. Kui palju sina võtad endale? On sul siukseid nagu eeskujusid, keda sa nagu liiga tõsiselt võtad või?
mul on olnud läbi aegade erinevaid, alati mingis perioodis olnud keegi, kelle poole ma vaatan üles, et ta on nagu minu jaoks justkui mingi iidol või mitte iidolid pole kohe olnud, aga inimene, kellelt õppida. Ja siis üldjuhul on ikkagi see, et kui sa kedagi õpid piisavalt hästi tundma, saad aru, et ka tema on tohman. et tõenäoliselt oli kunagi siiamaani Pipedrive'i kunagine CEO Timo Rein, kes oli minu eeskuju juhina või missugune peaks olema tiimijuht ja nagu firmajuht. Ta on siiamaani eeskuju, aga vaata, kui ise palju koos näete, ta on ka inimene, tal on ka mingid omad head ja vead ja head päevad, halvad päevad. Et pole mõtet üritada nagu temalt väga palju kõike õppida. Temalt on õppida neid asju, mis mulle siis meeldisid nagu õppida juhilt, aga ma ei tahaks temalt kõik õppida, kuna tema oskab ka veel elus vigu teha või asju valesti teha. Et siis mul on nagu, ma arvan, see inimesed, kellelt õppida nii siis vahetult üks ühele kui läbi raamatute või podcastide, see on pidevalt nagu muutusid. Sa õpid nagu mingid asjad ära, sealt enam õppida midagi pole või taha või lähed asjaks ja siis vaatad, kust mida õppida saaks jälle. Kas võib üldistada, et me oleme siis kõik tohmanid või? Jah, sina oled tohman, ma olen tohman. Embrace the tohman in yourself. Tegelikult on, minu arust elu on mõnes mõttes nagu on lihtsam, kui sa alustad nagu tohmani positsioonilt ja siis saad nagu kõike saab ainult paremaks minna. Kui see, et sa üritada mingit nagu enda jaoks või teiste jaoks hoida mingit mainet või kujutelma endast või maailmast, mida on kinni hoidma, tatiga kinni hoidma, liimiga. Mida kõrgema maine teed, seda rohkem pead sellest justkui kinni hoidma ja seda vähem saad tohman olla ja seda rohkem oledki tohman võib-olla. Ja siis nagu kokkuvõttes on särk märg ja kõik saad ikka, et näe tohman. Et siis jõud samasse kohta välja. Ja tegelikult nagu, ma ei tea, ja meie tohman tohman minu jaoks ei ole halb sõna, ta lihtsalt nagu, sõna punnsilm näiteks, võin rääkida loo sõnaga punnsilm. No. kunagi mu vend hakkas vist kuidagi ütlema nagu mulle ja sõpradele, et nagu punnsilm, kuule, et see punnsilm muutus nagu selliseks nagu mitte päris helitussõnaks või helitusnimeks, aga selliseks nagu väga familiaarne semulik ütlemine, et kuule, sina saad jumala okei tüüp, on ju. Ja siis, kui mul tekkisid lapsed, ei tekkinud, aga me saime lapsed, on ju, siis ma hakkasin mingit ka laste ütlema, et saad jumala vahva punnsilm. Ja siis alguses nad võitsid vastu, kuna see sõna ei kõla tegelikult väga hästi. Ja siis mõtlesid, kuule, ära muretse, et nagu saad punnsilm, on ju, su õde on punnsilm, ma olen ka punnsilm. Ma olen kõige suurem punnsilm, kuna ma olen tõesti suurem, vaata, ma olen nagu suurem punnsilm, kui teie olete. Mis on nagu tore, on ju. Ja siis hiljuti ma käisin lasteaias oma noorema lapsel järgi ja lähed sinna lasteaeda ja siis nad on tavaliselt ühes nurgas ja nad ei olnud siis seal. Ja siis mõtlesin, kus nad siis on, hakkad ringi vaatama ja siis keegi hüüab täiskasvanu häälega härra punnsilm. Ja siis mõtlesin, et see ei saa minu kohta olla. Siis mõtlesin, et see peab minu kohta olema. Ja siis vaatad ringi ja siis on minu 3-aastane laps ja tema kasvataja hästi siukse äpeliku näoga nagu tulevad minu poole. Ja siis oli juhtunud see, et kasvataja ja laps oli näinud mind ja siis ta küsis, et kuidas su issi on seal, et mis su issi nimi on? Ja siis ütles laps, punnsilm. Tegelikult, mis su issi nimi on? Punnsilm. Ja siis ta pidi ütlema, minuga ütlema punnsilm, aga pani sinna härra ette, et mulle härra punnsilm. Ja siis ma tundsin, et ma olen nagu, et see oli nii naljakas, esiteks ma naarisin ka vajalega ja siis ma sain aru, et ma olen elus teinud üht-teist õigesti, kui mu laps ütleb minu kohta punnsilm, kui tema kasvataja ütleb minu kohta härra punnsilm ja see kõik teeb mulle nalja, et siis nagu, et selles, et võib elus endale teha mingit suuri eesmärke ja tähtsad eesmärke, võid olla tahtada mingit staatust ja feimi ja sulli, aga kokkuvõttes taandub kõik sellele, et kas sa tunned rõõmu sellest, kui su lapse kasvataja ütleb sulle härra punnsilm või mitte ja ma tundsin. Kas meil on veel vaataja küsimusi? Ma tunnen, et see on päris hea koht, kus lõpetada. Härra punnsilm. See on väga hea koht, kus lõpetada. Hea koht lõpetada oli tund aega tagasi, aga võime siin lõpetada. Aitäh, Maria. Aitäh, vaataja. Aitäh, kuulaja. Aitäh, Andrus. Aitäh, Planeet Maa. Ja aitäh kõik tohmanid, kes on seda saadet viitsin lõpuni kuulata. Kõik tohmanid. Pange like ja subscribe või sükseid asju. Iga
nupuvahetus sotsiaalmeedias aitab mu ego ja tunnustusvajadust. Ja minu ego ka, mitte ainult Jaani ego, siin ütleme minu egost, siin on nagu suured summad mängus praegu, et aidake minu egoga palun. Ja mitte ainult like, vaid nagu see share just on ju. Share. Like, comment, share, no kõik on teretulnud. Võib share ida, et mingi tohmar rääkis midagi. Ärge seda kuulake. Ma proovin just YouTube'is paremini aru saada, et kuidas seal rohkem... Kommentaarid teha. Kommentaarid töötavad hästi vist selle algoritmile. Pange sinna, et midagi igavat. Et... Oli tore. Hästi. Küll on hea. Ma enne selle imeliku lause, et mul oli mingi toredam lause ka. Töötajaid otsid? Ma otsin sellist nagu asutaja hingega nagu arendajad tahaks küll tegelikult otsiks. Et meil oli ennem kui tehniline co-founder, kes läks ära ja siis meil on väga hea tehniline tiim, aga võiks olla keegi, kes on tehniliselt hea, aga tahaks ka nagu tootega kaasa mõelda ja võiks niimoodi tootesse tegeleda, et kui selline inimene seda kuulab ja tahab töötada tohmaniga koos, siis on võimalus. Äkki mõni vana grupivend IT-kolledžis kuulab? Saab seda osalusoptsiooni värki siis rakendada või? Jah. Ja, veel me ei ole väärt miljardeid, aga töö käib. Kui on oskus, siis tuleloo võrgustik, saad optsioonid ja yes. Ja siis on profit. Kas sa tahad kutsuda üles kedagi midagi jälgima ka või? Ühesõnaga, kas ma panen mingid lingid veel saate lõppu? Jah, sa mõtles, et Ida peaks olla kursis selle minu tööeluga. Siis nagu me ei rääkinud, eks ole, investeerimisest palju, aga eks selle outfunneli ja startup eluga, siis LinkedInis ma panen nagu enda lugusid asju kirja. Aga kui siin, et saab võõras inimesi siin rahulikult lisada ja siin... Ja, follow, sa LinkedInis saab follow, eks ole. Ja siis minu see 5-9 elu on, mis ei ole väga põnev, on Instagramis, aga seal on, aga saab nalja seal. Ja Twitteris on nagu sümbioos neist kõigest. Ma Twitterist ei jõudnudki rääkida. Ma olen ise viimasel väga põnevil, vähemalt sellest Elon Muski ülevõtust. Aga ma vaatan seda, et Twitteris kuidagi kõik läheb, ma ise olen seal vähem aega ja kuidagi seal on minu eest, vähemasti minu sõbrad tuttavad veedavad seal vähem aega, et kuidagi see vestlus on kandunud LinkedIni, mis on sisukamad ja pikemad ja selline pildi jagamine on kandunud ära Instasse ja siis Twitter on nagu selline endiselt mingite nagu filosoofide ja meediainimeste valdkondaga, aga enamik inimesi pole õnneks filosoofid ja meediainimesed. Et kuidagi ma sain rohkem sealt, veitsin rohkem aega seal aasta tagasi, aga nüüd kuidagi vähem. Ja Elon Musk kuidagi tundub, et keerab tukse asju. Tsentraalsem võib-olla, et ühe teema üle või? Ei tea. Saame näha, mida toob järgmised aastad, järgmised saated. Aitäh, et olite meiega. Pange hullu!